Kallis Elurõõmu kanali kuulaja, täna ma räägin sulle millestki, ilma milleta on väga-väga raske olla õnnelik. Täna ma räägin sulle suhetest ja eelkõige suhetest oma vanematega. Suhted vanematega on väga-väga olulised, kui me tahame olla edukad, õnnelikud ja oma elu täiel rinnal elada. Vanemad olid, on ja jäävad meie ellu ka siis, kui neid enam siin maailmas ei ole. Ka siis, kui me oleme ennast nii-öelda eraldanud füüsiliselt, hingelisel tasandil, on meie elus väga tähtsad suhted eelkõige meie vanemate, vanavanemate ja õdede ja vendadega. Öeldakse, et 7 põlve on see, kuhu me tagasi peaksime väga hästi oma vanavanematega läbi saama. Aga alustame emast ja isast. Kui palju sa tunned oma ema-isa üldse? Kui palju sa tead nendest? Kui palju sa tead sellest, kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad on? Kus iganes nad on? Kas sa tead nende lapsepõlve? Uuri aastani 10-aastaseni, milline elu nendel oli, kuidas nad kasvasid. Uuri ja sa saad väga palju infot selleks, et neid mõista. Uuri, kuidas nad tegid karjääri, kuidas nad saavutasid selle, mida nad saavutasid või vastupidi, miks nad ei saavutanud seda, mida nad ei saavutanud. Sina said emalt ja isalt suure kingitusest, sa said elu ja elu tuleb elada. Muidu on see raisatud ja sul ei ole jõudu sellega jätkata. Ema ja isa on äärmiselt olulised ja suhted nendega. Andeks andmine, arusaamine, mõistmine. Ema ja isa alati armastavad oma lapsi, ükskõik kuidas sina seda arvad. Võib-olla nad ei osanud seda väljendada, aga tea, et nad tegid oma parima. Võib-olla neile ei osanud nende emad ja isad seda armastust väljendada. Ja sa ei pea võtma enda kanda väga suurt koormat. Emale isale piisab, kui sa ütled aitäh, sest elu on nii suur kingitus, et sa ei saa nagunii mitte kunagi seda tagasi anda või kuidagi heastada emale ja isale. Sinu asi on kinkida sedasi oma lastele. Nii et austa, armasta oma ema ja isa. Nii see käib. Proovi neid mõista. Proovi aru saada, kes nad tegelikult on. Tee väike ülesanne. Kujuta endale ette ema ja isa. Võta kas või pilt ette või lihtsalt mõtle sellele ema ja isa noorena. Kuidas nad kohtusid, kuidas nad armusid, kuidas nad salaja kohtumas käisid või kuidas nad teatris või kinos käisid, kuidas see kõik kunagi välja nägi. Millal saabus see hetk, kus sina sündisid. Sa ju tead, et lapsed sünnivad armastusest. Vähemalt sel hetkel, kui sina sündisid. Sel hetkel. Nad armastasid teineteist ja sina oled armastuse vili. Ema ja isa on mõlemad sinu elus väga-väga olulised. Kui sa ei saa ka minna nende juurde, et neid tänada, täna mõttes neid elu eest ja ela tõesti täiel rinnal. Minu suur unistus oli oma emale ja isale kinkida maja. Ehitada maja sellele krundile, kuhu nemad nooruses pidid maja ehitama. See oli Tallinnas ja me ei teadnud 60 aastat, et see krunt on veel alles. Ma ei saanud sinna kunagi maja ehitada. Aga tänutunnet saan oma emale ja isale siiski väljendada.